Tere, head lapsevanemad. Jah, mina olen see isa, kes on siin lastehaiglas 3 ööd olnud ja 4 päeva. Kõik on paljud vist lugenud ja kuulnud, et Järveküla juures oli kõva tõuksi avarii, kus mu 12-aastane tütar laenas seda väga kiiret tõuksi ja et popp olla ilma kiivrita, siis sõitma läks ja üle 55 kilomeetri tunnis õnnetus juhtus. Nüüd on tal kolju siit kõrvast teise kõrvani. Kõik katki ja mitu päeva oli koomas. Jumalale tänu, nüüd on taastumas. Loodame, et kõik saab korda. Aga ma olen lugenud, et paljud lähevad veriseks siin teiste peale ja räägime, muudame seaduseid ja ma ei tea, mis imeasju. Ma arvan, et lapsevanemad me peame ise mõtlema nendele asjadele kõigepealt, et me tuleme ajast, kus meil võib-olla on olnud mingisugused puudused ja tahame lastele teha rõõmu ja anname järgi nende soovidele ja tahtmistele ja lihtsalt, et näha seda naeratavat ja rõõmsat nägu, siis ostame neile need räiged pillid, mis 3 minutiga häkitakse 70 kilomeetrit tunnis sõitvateks aparaatideks. Küsin teie käest, et kas see on seda väärt? Kas on see seda väärt? Miks me ostame oma lastele lihtsalt sellised tohutud aparaadid, mis tegelikult võivad neid endid surma viia või siis laenavad välja ja nende sõbrad kukuvad nende pealt ja nagu minu tütrega oli ja viivad sellisesse seisu. Ärge tehke sellist asja. Me saame ise kõige rohkem ära teha. Mida rohkem me neid jamasi ostame, seda rohkem me tekitame neid probleeme. Me ei pea lastele selle koha pealt järgi andma. Nii palju asju on. Emotsioone pakkuda. Aga ärme teineteise peale ka nagu vihased ole millegi asja pärast, et keegi kellegi ostis ja keegi on kohe selle pärast paha. Keegi kellegi laenutas ja küll on halb ja ei läinud kiivriga ja küll on vastik ja me oleme kõik olnud sellises vanuses, kus me oleme purunematud ja arvame, et kõik läheb hästi ja minuga midagi ei juhtu. Ja et lihtsalt popp välja näha, siis me tahame, et lokid oleks ilusad, ei taha kiivrit pähe panna ja nii edasi ja nii tagasi. Neid asju on nii palju. Aga see, kui me teineteise peale vihased oleme, see ei paranda seda olukorda. Lihtsalt eirake ja ärge ostke selliseid asju ja kui need on juba olemas, siis mina soovitan ära müüa. Ilma naljata, müüge ära, pole vaja. Bussid sõidavad, taksod sõidavad, mis iganes asjad sõidavad, sõitke jalgrattaga ja alati kiivriga. See kiiver on nagu, oleks tütrel kiiver peas olnud, oleks marastused ja oleks kõik hästi. Aga praegu taastub, oksendab, meeletub peavalud. See on õudne. See on mitte ühelegi lapsevanemale, ma seda ei taha. Seega, palun, oleme head lapsevanemad ja armastame teineteist, armastame oma lapsi, hoolitseme nendest ja ärme tee ise selliseid otsuseid, mis tegelikult nii meie kui teiste jaoks võivad väga kurvasti lõppeda. Lapsed ei suuda oma emotsioone ja adrenaliini vajadust ja dopamiini, nad ei suuda kontrollida seda. Et oleme terved ja ma soovin teile kõigile selget mõistust ja vahest natuke ka karmimat süda, et mingid otsuseid teha ja ma lähen nüüd siit haigla juurest tagasi oma tütre juurde teda aitama, et ta kiiresti terveks saaks.